Tere päevast, austatud pidupäevalised! Mul on väga suur rõõm avada Narva Eesti Seltsi Eesti Vabariigi 102. aastapäevale pühendatud pidulik üritus. Loomulikult ma tuletan teile meelde, palun pange oma mobiiltelefonid hääletuks, et miski seda tähtsat hetke ei rikuks. Kell juba 12 ja mul on hea meel teid kõiki siin näha, austatud linnapea, austatud direktris, lugupeetud Narva rahvusseltside esindajad. Hea meel on teid näha, et Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamisel on meie pere peaaegu terve saali ära täitnud ja vabu kohti ei ole. Aga Eesti Selts on muidugi suurem ja tänase ürituse on meile aidanud ettevalmistada Narva Eesti Gümnaasium. Kui ma hakkasin mõtlema, et millest ma täna rääkima peaksin, siis loomulikult 102 aastat on sünnipäeva Eesti riigile. See kuulutati välja kaugel Narvast, kuulutati välja Pärnus, aga ajalooline situatsioon oli niisugune, et isegi Tallinnasse jõudis see päev hiljem. Nii, head koosviibijad! Mul on au olla siin ja tervitada teid kõike Eesti Vabariigi sünnipäeva puhul. Ma soovin teile ja Eesti riigile õitsengut, tervist, edu ja muidugi armastust. Eluga Eesti! Kõnnin Eestimaa külas, kõnnin Eestimaa linnas. Ise ei teagi, kas tahaksin päriselt jäädagi sinna. Kas suudad aidata kodu, kas suudad mõelda nii, et läheme koos mu armsal siin käsikäes lõpuni. Austatud linnapea, proua direktris ja kõik, kes me oleme siin täna selleks, et tähistada meie riigi, kalli riigi 102. sünnipäeva. Tahan rääkida ainult positiivseid asju, mis meie riigis ja meie regioonis. Minu jaoks on väga tähtis sündmus laulu- ja tantsupidu, kus me näeme neid. Olgu see armas või olgu see kole, ükski mees enesest pikem ei ole. Aega nad mõõdavad, ennem ja praegu. Usun, see kõik on ilma aegu. Mu daamid ja härrad, kui vaadata fotosid, mis on tehtud 102 aastat tagasi, siis tänasest ilmast erineb situatsioon üsna oluliselt. Nimelt lumi on maas. Ja on olemas suhteliselt koltunud ja ühest nurgast katkine foto sellest momendist, kui Pärnus kuulutati välja iseseisvusmanifest. Üks nurk on aja jooksul vist ära söödud. Väga hea, jätkame, sirutame, ilusti, nõksutame, võtame kahe käega oma toolist kinni, palun. Oma toolist ja keerame oma tooli teistpidi.
õnnitleda teid läheneva Eesti Vabariigi aastapäeva puhul ja nagu kombeks on, kui üks pere tuleb teise pere juurde külla, siis võtavad ikka kosti kaasa, midagi magusat ja me ka tulime siia väikse kingituse, magusa kingitusega ja tahaks edasi anda selle pere, kohaliku pere esindajale ja siis rääkides tänaseks pikupäevaks ja siis ma igal tantsunaise kõrval meestantsija, aga kuna meil mehi on nii vähe, siis me saame hakkama teistmoodi.
Vot kui raske tuleb ühel mehel olla. Ja nüüd lubage mul öelda siis tänusõnad meie kollektiividele, tänu kellele me tänast kontserti nautida saime. Suur tänu Matveika ja nende juhendajale. Narva Eesti Gümnaasiumi tantsurühm Päikeserannas ja nende juhendajad Tiiosandid. Sellised ärtsakad prouad tantsurühmas Värklad ja nende juhendaja Aime Kala. Suur tänu kõikidele nendele lastele, kes täna esinesid, et nende kingitused on ka olemas ja need saavad kätte nemad oma õpetaja käest, aga teeme neile suure aplausi. Teil on tänusõnad öelda Narva Eesti Gümnaasiumile, sest nemad on meie tugi. Aitäh teile!
põhjust olla nii paljude asjade eest tänulik. Nii võime meiegi ütelda, et meil siin Narvas on väga palju põhjust olla paljude asjade eest tänulikud. Nende asjade eest, mida me täna nägime seal üleval, kõikide nende inimeste eest, kes valmistasid ette selle teo. Aga meil on põhjust olla tänulik ka selle eest, et me oleme siin Narvas. Ja see ei ole mitte juhuslikult, vaid see on üks missioon, et me oleme siin Narvas koos ja ka, et see piirilinn seab siia omad väljakutsed, aga ka võimalused. Näiteks seda, et Eesti seltse on Eestis ainult 2. Üks on Narvas ja teine Narva-Jõesuus. Ja kõikidel siin viibijatel on eesõigus kanda edasi eestlust siin selles piirilinnas. Aga nii nagu Ants ütles, et enne kui me asume sööki võtma, on meil põhjust olla ka tänulik selle eest, et meil on igal päeval võimalik meie igapäevast leiba tarvitada. Ja seepärast me palume, et seda leiba kunagi otsa ei lõpeks. Ja selle leiva all me mõtleme kõike, mida meil eluks vaja on. Ja palume ka täna, issand leiba õnnista, ole ikka meiega.